Tere õhtust, päevast, hommikust, kus te meid ka iganes ei vaata, kellaajad on igal pool erinevad, aga me tervitame teid Tallinnast, meie kõige ilusama jõulupuu eest Raekoja platsilt. Raekoja platsil olev jõuluturg on muide nimetatud ka Euroopa üheks kõige kaunimaks ja jõuluks tahaksime me muidugi kõik koju jõuda. Aga need, kes koju ei jõua, nemad saavad pisut seda kodutunnet meie 10. ülemaailmsest eestlaste virtuaalfoorumist, kus räägime teemadel, mis meile kõigile eestlastele olulised. Siit Raekoja platsilt siirdun nüüd Vene tänavale, mis on siin naabruses, kes Tallinna vanalinna tunneb, teatrumisse, meie ühte kõige huvitavamasse teatrisse ja seal teatrikohvikus Kloostri aidas, nagu seda tuntakse, ajamegi tänase virtuaalfoorumi jutud. Ja jätkamegi siit Kloostri aidast. Minu esimene külaline on Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson. Tervist. Tervist. Eesti mängib praegu välispoliitiliselt, julgeolekupoliitiliselt väga kõrges liigas. Meie sõnumeid on kuulda maailmas, meid kuulatakse. Loomulikult ja meil ei ole ka muud valikut, sellepärast ju hetkest, kui me taastasime oma iseseisvuse 1991. aastal, oli meil kindel veendumus, nagu see on ka täna, me ei tohi kunagi jääda üksi enam. Ja selleks, et see ei juhtuks, peavad meie mõtted, meie ideed, meie seisukohad kõlama üle maailma, olema tuttavad nendele, kes kaitsevad koos meiega neid põhimõtteid, mille alusel väikeriik Eesti selles väga turbulentses keskkonnas, mis meil täna maailmas on, saaks karide vahelt kenasti läbi navigeerida. Ja seetõttu on täiesti loomulik, et meie diplomaatia on aktiivne, Eesti on rahvusvaheliselt nähtav ja ma usun küll, et päris paljud ideed, mida me oleme siin Tallinnast välja käinud, neid tegelikult kuulatakse. Meie peamine sõnum on, me peame toetama Ukrainat. Jah, me peame toetama Ukrainat, me peame aru saama sellest, et see sõda ei ole kusagil ühes paigas regionaalselt ja et selle sõja tegelik mõõde on globaalne mõõde. See tegelikult vahetult puudutab ka meie julgeolekut. Me kõik ju tunnetame seda, me teame, meie nii-öelda sisemine DNA ütleb, kui Venemaa on sõjas ja kui see sõda on suunatud meie väärtuste vastu, nagu me seda Ukrainas näeme, siis selge on see, et me ei saa olla ükskõiksed ja me peame tegutsema nii oma diplomaatiliste võimete ja võimaluste piires ja Eestil on, nagu me just rääkisime, selleks väga palju häid võimalusi Euroopa Liidu, NATO liikmesriigina, aga teisest küljest ka kasutama kõiki teisi kanaleid, kaasa arvatud ka seda väga suurt Eesti kogukonda, kes üle maailma elab, Uus-Meremaa kuni Ameerikani ja see on tegelikult unikaalne võimalus, aidates teisi, aidata iseennast. Selleni tahtsingi jõuda, kuidas globaalne eestlased, kes vaatavad meie saadet üle maailma, saavad aidata Eesti välispoliitilistele printsiipidele ja ideedele kaasa ja ka Ukrainat toetada. Ma arvan, et see esimene kõige olulisem on rääkida Eestit alati suuremaks. Ja mitte sellepärast, et ei pea valetama sellest, on mida rääkida ja tõesti ükskõik kus kohas ka ise ei reisi Eesti huvisid esindades, siis tegelikult on hea teada, et meie kuulsus või meist tuntus käib meist aga Eesti väikeriigina ei ole kunagi, mitte kunagi ei ole piisavalt tuntud selleks, et me võiksime rahulikult mõelda, et küll nad teavad meist. Et seetõttu ma arvan, et iga eestlane, kes meid maailmas nii vähe on omaette saadik, Eesti saadik, kellel on alati võimalus hea sõnaga meid meelde tuletada ja ka suunata tegelikult meie eest seisma. Meie eest ma pean silmas mitte siis ainult Eesti eest, sest Eesti väljendub ju Eesti olemasolu, iseenesest väljendub selle sama maailma nii-öelda keskses mõttes, et see maailm, kus austatakse reegleid, austatakse õigust, austatakse kodanikuvabadusi, on täpselt see, mis on nad andnud meile ju selle suurepärase arengu, mis me oleme läbi elanud viimase 34 aasta jooksul. Nii et edendada Eesti huve oma riikides
ja ikkagi ka Eesti välispoliitilist peasõnumit vahendada, et Ukraina toetus on oluline. Ja ma arvan, ja seda ei ole tõesti raske teha, sellepärast, et me oleme uhke rahvas ja meil on väga palju nii ajaloost kui tänasest päevast võtta näiteid, häid näiteid, miks me oleme tegelikult sellel maailmakaardil olulised, mida me oleme andnud ja mida on väärt kaitsta. Ja tõesti, nii nagu me oleme öelnud, mitte kunagi üksi koostöös oma liitlaste partneritega, samamoodi mõtlevate inimeste riikidega üle maailma, tegelikult see on jõud, mida ei tohi alahinnata. Ja selge on see, et need ajad, mis praegu on tõenäoliselt keerulisemad, mida meie põlvkond on näinud või viimased põlvkonnad on näinud. Ja see oht, mis meid muidugi varitseb, kui me oleme laisad või oleksime laisad, on tõsisem, mida võib-olla on nähtud teise maailmasõja ajast saadik. Aga me oleme õppiv rahvas ja me teame, mida ajaloost õppida ja mida teha selliselt täna, et see oht, mis meid potentsiaalselt varitseb, kunagi ei vääraks meie vabadust. Väga ilusad, head ja kasulikud mõtted meie globaalse foorumi alguseks. Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni juht. Aitäh! Aitäh! Me jätkame julgeolekupoliitika teemal ja siirdume nüüd jutuga Washingtoni ja Torontosse. Hea meel on öelda tere Karl Altaule, Ühendatud Balti-Ameerika Rahvuskomitee tegevjuhile Ameerikas. Tervist! Tere head vaatajad ka. Ja Markus Kolga liitub meiega Torontost, politoloog, ajakirjanik ja desinformatsiooni ekspert Kanadas. Tere Neeme ja tere Carl. Me rääkisime just Marko Mihkelsoniga sellest, et Eesti mängib praegu välispoliitikas kõrgliigas. Meie häält on kuulda sootuks enam, kui on meie riigi suurus, võib nii öelda. Kuidas see paistab kätte nii Washingtoni kui Torontosse, USA'sse ja Kanadasse? Alustame, Karl, sinust. No mina olen süvendan Eestisse kogu aeg. Minu meelest on Eesti suurriik. Ta teeb asju suurriigina ja Eesti on arvele võetud Washingtonis, aga mina jälle keskendun Eesti ja Baltimaade asjadele, nii et mul on elan Baltimaade Eesti maailmas iga päev. Eesti on arvele võetud Washingtonis, kõlab väga hästi. Eestit on märgatud Washingtonis. Kuidas on lood Kanadaga? No ma usun, et on igate moodi silmapaistev. Kõik meie valitsuse esindajad, kas on peaminister Kallas või Michal või endised välisministrid, praegused välisministrid Reinsalu, Tsahkna, nad on kõik Eesti huve väga selgelt ja veendavalt esindanud. Nende ja ma arvan ka meie Eesti rahva selge moraalne hoiak ja rahulik selline strateegiline suund on tegelikult saanud väga palju austust siin Kanadas. Ja ma ütleks, et siin Kanadas, kui ma kohtun valitsuse ja parlamendi liikmetega, nagu ma just tegin teisipäeval, kui mind kutsuti parlamendi komisjoni tunnistama Vene info ja mõjusõja teemal Kanadas, küsitakse minu poolt tihti, kuidas Eesti ühte või teist teeb ja mida Kanada sellest õppida võiks. Nii et ma ütleks, kindlasti on Eesti väga silmapaistev hetkel ja on isegi eeskujuks siin Kanadas meie välispoliitika ja julgeoleku teemadel. Meie tänase arutelu vaatajad on eestlased üle maailma. Mida saavad mujal elavad eestlased teha, et Eesti välispoliitilisi huve, neid samu teemasid, mis Eestis on olulised, Ukraina toetamine oma riikides edendada? Karl. Ameerika Ühendriikides elavad umbes miljon Balti ameeriklasi. Eestlasi nendest ainult 30 000, aga meil on suur jõud, nagu ma ütlesin, palju võimalusi ka, mis Ameerika kodanikuna
on võimalik siis avaldada oma meelt demokraatlikus riigis. Me valime inimesi, kes esindavad meid kongressis ja uksed on alati avatud, me saame jutule minna ja vestelda, arutada ja mõjutada neid inimesi, keda me oleme valinud. Nii et see annab meile palju jõudu ja igal inimesel, kes siin on, kes on üle 18 aastat vana ja saab valimas käia, nendel on seda jõudu ja võimalust minna ja võimu minna rääkima, vestlema ja meelt avaldama kongressis ja kongressi liikmed mõjutada. Me oleme praegu näinud väga suur ja kasvav toetus kongressis Baltimaade vastu praegu. Nii et ma usun, et Baltimaad on tuntud praegu ja palju paremini kui kunagi varem. Ma arvan, et vähemalt viimase 35 aasta jooksul, enne kui Eesti, Läti, Leedu jälle vabaks said. Just kongressi mõjutamine USAs ongi praegu oluline, kui vaatame poliitikat, siis USA kaitseministeerium, Pentagon on ju teatanud, et sooviks lõpetada otsese sõjalise abi andmise Balti riikidele. Kongress ütleb, et seda ei saa lõpetada ja kongressi käes on riigi rahakott. Täpselt nii. Ja kongressi liikmed, kui me käime nendega rääkimas, eile oli ka paar kõnelust kongressi stafferitega, kes olid just Baltimaades käinud, seda rahakoti nemad hea meelega ei anna otse üle valitsusele. Nad on, nagu ma mainisin, et on suur toetus Baltimaade vastu ja mis eriti puutub julgeoleku küsimustes. Ameerika Ühendriigid on meie Eesti kõige olulisem liitlane maailmas, aga Kanada, suur riik. Kuidas Kanadas praegu on huvi Eesti teemade vastu ja kuidas Kanadas elavad eestlased saavad praegu mõjutada Kanada valitsust meid toetama? Ja hea küsimus. Siin Kanadas on kindlasti väga suur huvi Eesti vastu. Meil on muudatused tulnud meie lõunanaabriga ja selle tõttu on meil ka vaja vaadata rohkem vist Euroopa poole just välispoliitika teemadel ja julgeoleku teemadel. Ja kui me vaatame muidugi Euroopa poole, siis NATO on väga tähtis organisatsioon ja NATOs ongi Balti riigid, Eesti, Soome, Rootsi väga silmapaistvad. Ja hetkel tundub, et Kanada välisministeerium, meie uus valitsus, mida just valiti kevadel sisse, otsib just seda koostööd Balti riikidega, Eestiga ka ja ka ütleme äri suhtes. Me teame nüüd, et Kanada on ehitamas ühte uut sellist kombinaati, ma ei tea, kas see on õige sõna, Neo Industrial Magnets, see on üks suurem Kanada firma, kes hakkab magneeti tootma Ida-Eestis. Nii et äri suhtes ja julgeoleku suhtes on väga suur huvi. Aga siis küsimuses, kuidas me saame oma valitsusega siin rohkem lobitööd teha, mõju tekitada. Ma arvan, et me peame vaatama J-Bankile peale, et J-Bank on tõesti eeskujulik olnud juba 20 aastat ja tegelikult see töö, mida mina olen siin teinud Kanadas umbes sama kaua, on just, et võtta Carly töö J-Bank eeskujuks ja et teha seda aktiivset poliitikatööd. Me võiks siin Kanadas ikka rohkem seda tööd teha ja tõesti nagu kaasata, ütleme, nooremaid Kanada eestlasi ja teha kindlaks, et nad räägiks oma töökaaslastega, naabritega, sõpradega ja oleks poliitiliselt aktiivsed, et seda mõju tekitada siin. Ja ma ütleks lõpuks, et üleilmselt me võiks
oodata, et meie keskorganisatsioonid, need, kes peaks tegema seda poliitikatööd, et nad muutuks ambitsioonikamaks, et seda tööd tihedamalt teha, et rääkida, kommunikeerida meie kogukonnaga, globaalsete eestlastega ja tekitada just seda poliitilist huvi ja mõju. Me saame seda teha, kui me teeme seda kõik koos. J-Bank siis, millest Markus rääkisid, ongi inglisekeelne lühend ühendatud Balti-Ameerika rahvuskomiteest, aga huvitava algatuse kohta lugesin Rootsis, see on kestnud juba mõnda aega, nii nagu Rootsi eestlased kogunesid kunagi meie Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse toetuseks, kogunetakse nüüd igal esmaspäeval Stockholmi kesklinnas Ukraina toetuseks. Kas mujal ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas selliseid aktsioone toimub? Ja kindlasti tähendab, et ukrainlasi on 2 korda rohkem kui baltimaalasi Ühendriikides, tähendab paar miljonit vähemalt, Kanadas veelgi rohkem ja osaarvuliselt isegi veel rohkem. Nad on täielikult aktiviseeritud 2014. aastast, aga viimase 4 aasta jooksul peaaegu, kui see uus Vene rünnak toimus. Nad käivad ka iga päev kongressis, meeleavaldusi, toetuse kampaaniad ja droonide saatmine praegu ja sõjalist materjali saatmine ja muu Ukrainasse. See on tõesti vapustav ja ma ütlen inimestele, et nendest võib praegu õppida, sest nad Kas baltlased, eestlased, lätlased, leedulased käivad ka neil demonstratsioonidel? Käime küll ja ma just nägin, et Markus just aitas organiseerida, kus oli Ottavas meeleavalduse ka ja mina panen neid tähele ja proovin neid sõnumid ka levitada meie ringkondades ja teistada rääkida, et toetus on ikka olemas. Ukrainlased hindavad seda tõesti siin. Meil oli just 6 aega tagasi ukrainlaste lobipäevad Washingtonis, kus tuldi kõigist 50 Ameerika osariigist inimesi kohale, üle 500 inimese, paar päeva veetsime kongressis ja rääkisime nii, et on veel vaja iga päev niisugust tööd teha. Markus? No siin te näete, mul on mu NAFO särk on peal, see on North Atlantic Fellows Organization, see on üks nagu mitte ametlik organisatsioon, aga grupp meid sotsiaalmeedias, kuhu kuuluvad paljud eestlased ka, kus me võitleme vastu Vene propaganda vastu. Nii et siin on meil päris tihe koostöö ja juba, ütleks, Kanadas on 15 aastat olnud vähemalt pronksööst saadik. Kui pronksöö toimis, siis kuna ma olin juba olnud 10 aastat aktiivne siin kohalikus poliitikas, ma kohe otsisin nagu proovida mõjutada sõnumit, tähendab Eesti sõnumit saada välja selles olukorras, aga oli päris raske, kuna meid on ainult 20 000, võib-olla vähem siin Kanadas, tähendab Kanada eestlasi on väga vähe. Nii et ma mõtlesin just selle peale, kuidas seda nagu mõju tõsta ja siis ma juba hakkasin rääkima Ukraina kogukonnaga siin Kanadas, et tooks kõik Kesk-Ida-Euroopa kogukonnad kokku ja tekitada Central and Eastern European Council in Canada. Jälle oli Carl selleks eeskujuks. Carl on tegelenud selle sama organisatsiooniga Ühendriikides juba mitu aastat ja ma nagu võtsin seda jällegi selle eeskujuks ja tekitasime sellise organisatsiooni siin, mis oli tegelikult väga kasulik peale pronksööd, et meie ühissõnumit saada välja. Jälle 2014 Krimmi olukorras meie tegime koostööd siis toetada Ukrainat ja muidugi praeguse sõja algusest saadik oleme väga tihedalt koostööd teinud Ukraina kogukondadega, kus on sellised protestid, erinevad teised aktsioonid, kogu aeg teeme nendega koostööd ja nagu Carl mainis, eile
oli Vene suursaatkonna ees Ottavas oli üks suur protest. Ma juhuslikult olin samal ajal seal koos Vene opositsiooniaktivistidega Ilja Yashiniga ja Natalja Arnoga. Meie koos otsustasime, et lähme sinna koos Ukraina nende protesteerijatega ja siis olime seal ees eile hommiku kõik koos. Meedia tuli kohale ka ja vist peaks reedeks üks suur artikkel sellest olema, nii et koostööd teeme kogu aeg ukrainlastega, toetame neid, sellepärast et me teame, et üks päev on meil ka vaja nende toetust. Suur aitäh! Nagu näha, saame küll eestlastena ükskõik, kus me maailmas ei ole, osaleda suure maailmapoliitika kujundamisel. Karl Altau ja Markus Kolga, aitäh teile selle vestluse eest ja ütleme vaatajatele, et see vestlus on eelsalvestatud neljapäeva õhtul, et seepärast oli juttu sellest, et homme reedel tulevad võib-olla artiklid välja. Aga meie saade siit Tallinnast globaalsest eestlusest ja globaalsetele eestlastele jätkub hetke pärast. Ja muusikat ka täna, muusikat toovad meie saatesse Maria Peterson ja Eva Ensar-Tootsen. Tervist! Tere! Tere! Öeldakse, et meie Eesti identiteet on keelepõhine, aga laulmine hoiab meid koos, laulupeod. Nõustute? Nõustun. Kuna eestlased on nii kinnine rahvas suhteliselt sissepoole, et siis jah, selline ühislaulmine ja ühiselt selle keeletaju on üks väga oluline aspekt küll. Eva? Nõustun sellega, jah. Üldse laulmise ühendava mõjuga ja et selles püsib ka meie keel. Te olete teatrumi näitlejad, laulnud koos pikka aega, esinenud Soomes, Prantsusmaal, Taanis ja teie laulud põhinevad Eesti luuletajate, ütleme mõtetel. Kes neist luuletajatest teid on inspireerinud? No väga palju, aga ma arvan, et kõige rohkem või kes kunagi alguse pani meie tegevusele on tegelikult Juhan Viiding, sest kui me olime 17, siis me käisime lauluringis Eevaga, kahekesi käisime laulmas muusikamajas ja siis Juhan Viiding tuli meie juurde ja ütles, et tehke minu sõnadele laule ja hästi kurbi. Ja kuna me polnud ühtegi laulu veel teinud, siis me arvasime, et kuna selline ülesanne tuli, siis peab koju minema ja tegema hakkama. Ja võtsime Juhan Viidingu kogu närvitrükk ja tegime seal esimese laulu ja peale seda hakkasid need laulud tulema vaikselt. Aga täna kuulame me kohe Ernst Enno sõnadele sündinud laulu. Ja pärast Kaplinski. Rääkige sellest esimesest laulust ka. Esimene laul on All mere ees liivasel rannal ja see kunagi sündis mul tahkuna tuletorni juures, kui ma tegin selle lavastust, siis ma õhtul Majakavahi raamatukogust leidsin selle luuletuse ja siis olin mere ääres ja kuidagi see laul hakkas sealt luuletusest vastu vaatama. Need lood on nii huvitavad, mis on laulude taga, nii et kujutage ette, et oleme mere ääres tahkuna ja nüüd see laul Ernst Enno sõnadele. All mere ees liivasel rannal ma seisin nii üksinda ja kaugele mõtete veerul pilk viibis siin vaatama. Pilk viibis ning viibisid mõtted ning viibisid meri ja maa. All mere ees liivasel rannal nii üksi üksinda, nii üksi kui sulades kokku ka iseendaga. Liivmeri ning mõtted ja kaugus kõik hallina. Liivmeri ning mõtted ja mõtted, ees ette jutt vaikinud. Liivmeri ning mõtted ja mõtted, sees enda nutt ununud. Kõik ma mataksin siia ja ennast ka. Liivmeri ning mõtted ja mõtted ei ennast siin kätte saa. Liivmeri ning mõtted ja mõtted, ma
oma päike ja maa ja mindki iial, teist keegi kätte ei saa. Jätkame oma virtuaalfoorumit. 26. novembril tähistasime siin Eestis kodanikupäeva ja sel päeval tunnustati inimesi, kes kodanikena on aidanud Eesti riigi eesmärke ellu viia, ka Eesti diplomaatiat arendada, olemata küll diplomaadid, aga rahvadiplomaadid. Ja meie välisminister Margus Tsahkna andis üle tunnustuse 34 Eesti rahvadiplomaadile. Nende nimesid näete nüüd praegu meie saate ajal ka ekraanil jooksmas. Ühineme ka tänuga neile, keda tunnustati. Aga meil on siin järgmine teema nüüd poliitika ja see, kuidas inimesed, kes on elanud eestlased mujal, võõrsil, saavad osaleda ja osalevad Eesti poliitikas. Ja meil on veebivahendusel Halliki Kreinin Saksamaalt. Tervist! Tere, väga meeldiv! Elate Saksamaal, aga kandideerisite siin Pirital valimistel. Jah, ma tegelikult kolisin tagasi Eestisse juba juulis. Leidsin ühe töökoha Tallinna ülikoolis ja siis sotsiaaldemokraadid võtsid kohe ühendust, et äkki ma tahaksin kandideerida ja siis kandideerisingi. Rene Meriste, tervist! Tere! Olid Los Angeles Eesti seltsi juht, otsustasid ka Eestisse tagasi kolida ja kohe poliitikasse. Jah, kohe, mis sa ikka ootad? Kes kutsus sind? Kandideerisin Isamaa nimekirjas. Kandideerisid Nõmmel? Nõmmel, oma kodus. Ja hääled? Hääled 100 oli eesmärk, 96 sain, olen väga rahul. Et esimene samm poliitikas on tehtud. Just. Ja meil on ka Tõnis Saarts stuudios, Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent. Tervist! Tervist! Mida annavad inimesed, kes on võõrsil elanud või elavad võõrsil ja tahavad ka Eestis kandideerida? Me nimetame neid ka hargmaisteks Eesti poliitikale. Kas annavad midagi juurde? No ma arvan, et ikka annavad. Selles mõttes, et ega tänapäeva eestlus ei ole ju ainult Eestis. Ja poliitiline osalus võiks olla üks dimensioon sellest globaalsest eestlusest. Rene, me just vestlesime sinuga ühe saate jaoks teemal tagasitulemine ja see tagasitulemine ei ole sageli nii kerge, kui me arvame, sest kodus ka natuke võõristatakse, et kas sa tuled nüüd siia õpetama. Kui sa poliitikuna püüdsid nüüd kampaanias osaleda, mida rahvas arvas? Kuulati sind või vaadati ikkagi kui võõramaalast? Kampaania oli väga äge üldse. Ma nagu siiralt, ma nagu ütleks selle, et kui keegi tahab tagasi tulla, siis see on üliäge osaleda poliitikas ja osaleda kampaanias, sest see nagu vahetult, ma olin Nõmmeturu ees, kus kõik parteid järjest on ja ma arvan, ma rääkisin mingi 1000 inimesega, täiesti võõra inimesega. Ja mida siis inimesed võib-olla kõige rohkem ütlesid, et esimene, et kas tulitegi tagasi või? Ütleme, et osa on nagu ebausklikud, et sa ei tulnud tagasi. Ja tegelikult väga palju inimesi oli, kes ütles, et ma olen nii tänulik, et nii tore, et te tagasi tulite. Et see on ikka tore, et inimesed tulevad tagasi. See oli väga äge kogemus. Nagu siiralt soovitan kõigile. Halliki, teie kogemus. Kui palju te hääli üldse saite? 270 vist. No päris hea tulemus. Päris hea, jah. Aga kampaanias osalemine, mis kogemuse teile andis? Kas võõristati natuke, taheti kuulda välismaal saadud kogemusi? Väga vägev kogemus oli, ma olen väga nõus. Rääkisin ka väga paljude inimestega ja esimene küsimus oli alati, et aga miks sa tagasi tulid, et sa töötasid Saksamaal, et jumala eest, et mis tegi natuke kurvaks. Aga väga palju positiivset tagasisidet oli ka ja ma arvan, et inimesed näevad ka, et kui sa oled naasnud Eestisse, et sulle läheb korda, kuidas Eesti läheb, kui seda eestlastel läheb. Võib-olla sa oled midagi näinud välismaal, ütleme, kuidas elu võiks olla teistsugune, samas sa tead ka, mis on need Eesti väärtused, mida me tahame hoida, näiteks Eesti loodus, mida enam Saksamaal ütleme ei ole ja millist arengut me vajame, et väga positiivne tagasiside oli mul ka. Tõnis Saarts,
ka seesama küsimus, kas eestlased pisut ikkagi võõristavad, kui tullakse välismaalt ja kandideeritakse kohe siin valimistel? No otseselt ju meil selle kohta mingid uuringud ei ole, aga siin kogemus juba oli, et mingil määral teatud juhtudel, aga samal ajal siin ju kõneldi sellest, et oldi ka väga positiivsed, nii et siin ilmselt ühest järeldust ei saa teha. Aga see on loogiline selles suhtes, et eeldatakse võib-olla vaikimisi, et need inimesed, eriti kes kohalikel valimistel kandideerivad, on kuidagi väga pikalt selle paikkonnaga olnud seotud. Räägime nüüd teie kampaaniatest ka. Millised olid siis teie sõnumid, Rene? Mida siis Eestis tulnuks ja peaks muutma teie kampaania sõnumite põhjal? No kohalike valimiste ennekõike mina keskendusin ikka kohalikele Nõmmele, et ma nagu ei läinud sellega kaasa, millega... Ma tundsid sa seda, et sa oled kursis nende Nõmme asjadega nii, et rääkida poliitikuna kaasa? Ma olen üles kasvanud Nõmmel. Aga vahepeal olid need 18-19 aastatel leis. Aga vanemad ja sugulased ja sõbrad ja tuttavad, et eks ma iga suvi ikka käisin Nõmmel päris palju, et enam-vähem ikka olin kursis, et selles mõttes ei olnud, ma arvan, probleem. Ja ma arvan, et nagu põhisõnum oli see, et peaks nagu... Kahjuks üldse sõnum läheb üle Eesti, et peaks nagu läbi saama oma vahel. Läbi saama siis kes? Üldse inimesed, et üksteisele vähem nagu käru keerama. Ja kui nagu Nõmme formaati panna seda rohkem, siis võib-olla just sama, et huvitav oli see, et kui me räägime tagasi tulekust, ma olin 18 aastat ära, et Nõmmel endiselt ei ole kõnniteesid enamikes kohtades. Mis Los Angeleses on? Los Angeleses on kõnniteed, nii imelikusi kui ei ole. Tundub, et seal on ju kõik autokeskne. Los Angeleses on meeletult autokeskne, aga kõnniteed on olemas. Enam, kiirteel loomulikult ei ole. Aga et see on nagu omapärane, et Pärnu maanteel näiteks Nõmme puhul sa ei saa jaamast Järvekeskuseni pole kõnniteed. Sisuliselt, et see on muda ja lume sees inimesed lähevad. Et ma nagu proovisin seda, aga ma ei tea, kas nüüd loodame, et need nagu, kes praegu võimule said, kuigi ma olen ka asendusliige, et äkki saab selle teoks teha. Nii, ja Halliki, teie sõnumid? Minu peasõnum oli, ütleme, rohelisema ja keskkonnasõbralikuma linnaruumi kohta ja üldse selle kohta, kuidas võiks Tallinn ja Pirita paremini töötada inimeste jaoks. Ma arvan, et Los Angeles on võib-olla natuke teistsugune elamus, kui elada näiteks Viinis või Saksamaal, kus on väga hästi töötab ühistransport, mis on kiire, mugav, kus on head trammiliinid ja inimesed ei pea autoga sõitma. Et ma arvan, just võib-olla see elamus oli ka see, mis pani mind transpordi eest võitlema ja ka Pirita rohelus, et kuidas hoida seda valglinnastumist ja just autostumist, kuidas hoida rohkem loodust. Vabandust, ma kuulen ennast, kuidas ma räägin ja natuke raske on mõelda. Ma arvan, et kõige positiivsemad tagasisidet ma saingi just rääkides bussiliinidest näiteks ja sellest, et kuidas saaks Pirita paremini ühendada nii Tallinna kesklinnaga ka Viimsiga. Ja ma arvan, et miks ei võiks meil olla ka, mingi kiirrong või kiirtramm, mis läheb kesklinnast kohe Viimsi välja. Aga seda lubadust muidugi ei saanud anda. Mina soovitaks Piritalt üldse kesklinna peaks käima praam, nii nagu ikka Bostonis. Väga ülikiiresti palju inimesi linnas. No mõtteid on palju, neid mõtteid saab esitada järgmistel valimistel, Riigikogu valimised on ees, siis saavad ka välismaal elavad eestlased hääletada Tõnis Saarts. Kui aktiivselt meie globaalne eestlus osaleb Eesti valimistel? Kohalikud valimised nüüd olid, need olid kohalikud, aga nüüd tulevad suured valimised. No üldiselt mitte väga aktiivselt, et see valimisaktiivsus ikkagi välismaal on väga väike. Ja mingil määral, ütleme, e-valimiste võimalus on seda parandanud, et kui oleks ainult saatkondades, ilmselt oleks veelgi väiksem, aga see on üleüldine fenomen, et reeglina välismaal elavad kodanikud ka teistes riikides ei ole kõige aktiivsemad hääletajad. Ja siin on ka loogilised põhjused, et need inimesed on ju tegelikult kodumaalt eemal, nad nii aktiivselt kodumaa poliitikat ei jälgi ja olles ka hargmaine tegelikult mõnes mõttes sa elad ju kahes ruumis, et mingil määral oled sa seotud nagu Eestiga, eriti need, kes ka veel keelt valdavad ja mingilgi määral võib-olla poliitikat seal jälgivad veebi vahendusel, mis Eestis toimub. Aga kui nad on poliitiliselt aktiivsed, nad kindlasti hoiavad ka silma peal, mis koha peal toimub selles asukohariigis. Nii et nad on veidikene nagu jagatud huvi ja identiteediga.
aga üldiselt jah, et ma arvan, et hästi oluline on ka see, kui aktiivne, poliitiliselt aktiivne või organiseeritud see kohalik kogukond on. Kas seal on teatud inimesi, kes mingil määral mobiliseerivad ka seal elavaid eestlasi poliitiliselt. Näiteks siin Soome eestlaste puhul me teame, et väga tugevalt nende poliitilisele aktiivsusele on mõjunud see, et mõned Eesti erakonnad on teinud endale harukontori Soome. Kahjuks praegu küll kõige aktiivsem on ainult üks erakond, EKRE, aga võiks olla ka teised erakonnad näiteks Soomes aktiivsemad ja see kindlasti mõjutaks ka aktiivsust, poliitilist aktiivsust. Nii et see ka kohalik poliitiline organiseeritus on tohutult oluline. Hallik ja Rene, 2 kiiret küsimust veel siia. Kas teie hääletate või hääletasite, kui elasite välismaal Eesti valimistel? Jah. Iga kord. Ja nüüd viimane küsimus. Riigikogu valimised on ees. Kavatsete jätkata poliitikas? Hallikki? Ma tegelikult olen teadlane, aga me vaatame. Tegelikult tahaks väga jätkata ja proovida Eesti ühiskonda ja Eesti elu paremaks teha, nii et vaatame. Rene? Muidugi, igal juhul kõik teised tulge ka kandideerima. Nii et esimesed sammud on teil poliitikas tehtud. Aitäh selle vestluse eest ja ilusaid lähenevaid jõule teile. Edasi siirdume pildis ja jutus New Yorki, minu endisesse kodulinna ja hea meel on öelda tervist, Merike Barboorak. Tere Neeme ja aitäh mind foorumile kutsumast. Sa oled New Yorgi Eesti Haridusseltsis tegev Eesti kooliga seotud, aga täna räägime hoopis ühest filmist. Aga filmi tegid noored eestlased, New Yorgi eestlased, kodueestlased, kuni võib öelda 14-aastased ühe päevaga. Mis filmiga on tegu? Tegelikult on tegemist lausa 5 erineva dokumentaalfilmiga. Täna me näitame ühte neist, nagu ma aru sain, ja tegemist on siis teemal sellest, kuidas eestlased New Yorgis koolis käisid ja nende mälestused. Räägi mõni tore lugu selle filmi sündimisest. No selle filmiga oli nii, et minuga võtsid ühendust Ellen Walter Torontost ja Liina Särginen Tallinnast Pinamaja filmikoolist ja pakkusid välja vägevat projekti, et paneks lapsed filmi tegema. Ja niimoodi see saigi, et meil oli 16 noort New Yorgist, 9 noort Tallinnast ja samuti tuli 4 noort tuli Kanadast, kes ei olnud küll nagu meie noorte vanused, aga natukene vanemad, tulid meil appi filmi tegema ja nii need 5 filmi valmisidki. Ja kõik valmisidki ühe päevaga, väga kiirelt? Jah, filmiti ühe päevaga, 1 päev enne oli koolitust ja siis tehti montaaži 5 päeva. No väga huvitav näide sellest, kuidas globaalne eestlus elab. Eesti noored, New Yorgi noored, Kanada noored. Nüüd tõstsid meie huvi tase juba nii kõrgele, et tahaks filmist väikest katket vaadata. Merike Barboorak, aitäh selle sissejuhatuse eest ja meie vaatame siis nüüd ühte neist lühifilmidest. Mina olen Andrus Aasma ja olen elanud siin New Yorgi ringkonnas eluaeg. Mina käisin siin New Yorgi Eesti koolis, kus me praegu oleme siin ilusas Eesti majas, võib-olla 10-aastaselt, 10-11-aastaselt. Ma mäletan, õpetaja oli proua Kärsna omal ajal ja meil oli võib-olla tosin õpilasi kaasas. Ma arvan, oli üks laud oli poistele ja teine oli tüdrukutele kohe kõrval ja ma arvan, et see kõige toredam asi, kui sa mõtled, oli lihtsalt seltskondlik tegevus teiste lastega. Sest ma õppimisest eriti ei mäleta. Eesti sõpradega oli alati rohkem lõbu kui teiste Ameerika koolisõpradega. Nii et ja see on nagu eluaeg jäänud ja see on nagu, oli palju huvitavam ja eestlased kuidagi elasid huvitavamad elu.
5. või 6. klass oli Eesti koolis. Viimane kooliaasta jäi 3/4 jäi käimata. Vanaema, kes elas meiega, suri ära ja siis mu ema nagu oli löödud ja viinud paar kuud meid Eesti kooli ja siis nagu suurem osa kooliaastast jäid minema tegemata ja siis lõpuks ema arvas ka, et me ikka oskame eesti keelt ja siis hiljem, kui mu lapsed hakkasid kunagi Eesti koolis käima, siis ma juhuslikult sain jutule koolijuhatajaga, kes oli omal ajal Toomas Sõra, kui me olime koos õhtusöögil. Ja siis ma ütlesin Toomasele, kuule, kas sa tead, et ma ei olnud kunagi Eesti kooli lõpetanud. Ja siis ta ütles, sa pead kohe tulema ja järgmine asi, mis ma teadsin, oli, et ma lubasin tulla Eesti kooli tema klassi. Selle asemel, et teiste vanematega juttu ajada, siis ma läksin vahepeal klassiga. Ja mul oli hea meel, et ma tegin seda ja see nagu ergutas minu seda ajaloo arusaamist. Ja muidugi oli palju rohkem huvi sel ajal, sest omal ajal tead, ma mäletan tagasi seda kiviaeg ja pronksiaeg, see oli kõik bla bla bla. Ja isegi praegu võib-olla ma ei ole nii eriti huvitatud sellest, aga tead, selle hilisema ajalugu on muidugi väga huvitav ja põnev ja see haarab seda minu vanemate üleskasvamise perioodi. Aastaid siis hiljem mind paluti ajalooõpetajaks. Siis ma õppisin kõige rohkem, sest iga õhtu enne ajalootundi ma lugesin selle raamatu läbi, vähemalt selle tüki, mida ma pidin järgmine päev õpetama. Ma ei tahtnud väga palju ette lugeda, sest ma ütlesin, võib-olla ära unustada. Vähemalt oma kogemustest ma võin ütlema, et mida vanemalt sa õpid, seda rohkem sa süvened võib-olla. Muidugi mõned targad lapsed, võib-olla neile jääb kohe algusest peale võib-olla meelde ja süvenevad väga noorelt, aga mul võtti see süvenemine aega. Ja me jätkame noorte teemadega ka oma virtuaalfoorumit. Siin stuudios on Kaisa Kasekamp, ülemaailmse Eesti noortevõrgustiku president Kanadast. Tervist! Tervist! Lasse Leminski, Global Estonian praktikaprogrammis osaleja. Kohe räägime sellest programmist. Sa oled Saksamaalt. Tervist! Tere! Ja Liina Viies, Välisministeeriumi üleilmse eestluse ja kultuuridiplomaatia nõunik. Tervist! Kõigepealt üleilmne Eesti noortevõrgustik. Mis see on, millal see loodi? Tead, see on loodud 2019 aastal umbes. See on tulnud kõik Estost ja kuidas üle maailma on noored kokku saanud ja leidnud, et kuule, et siin on midagi ühist ja toredat, et me tahame, et meil oleks põhjus, et miks käia koos, miks näha koos, miks näiteks küsida rahastust, miks üldsegi organiseerida ennast kokku, et need Estod nagu nii harva toovad inimesi kokku ja see nagu nii-öelda meeleolu, mis seal tekib, on selline asi, mida noored on leidnud, et nad tahavad säilitada. Nii et tehti 2019 4. õhtul Esto selline globaalsete noorte deklaratsioon ja peale seda hakati siis tegema üritusi. COVID ajal olid näiteks virtuaalpäevad, näiteks Marina Kaljurand esines seal ja siis lõpuks me saime aru, et tegelikult noortel on info tähtis. Et teada, et paljud noorte ühiskonnad tunnevad, et info võib-olla käib vahest neist mööda ja noored on võib-olla natukene eristatud enda kogukondades mõnes kohas. Et siis meie nüüd fokuseerime selle peale, et meil on infokirjad, et me teame, mis toimub, et me levitame. Kui palju liikmeid on? Tead, meil on
no mitukümmend liige, meil on mitusada inimest, kes saavad infokirja ja me kogu aeg niimoodi kasvatame seda, et meil erinevatel aegadel tuleb erinevaid inimesi. Aga jaa, et siis info levitamine on tähtis ja nüüd me saame ka aru, et meil on tähtis, et meiega liituvad uued noored, kes saavad ka aru, et see on hea asi, et õppida kirjutada näiteks protokolli, pidada koosolekut, kirjutada memosid, et see on hästi hea asi, mida võib-olla mujalt ei leia alati. No täna saamegi teha üleskutse, liituge selle võrgustikuga. Lasse, kas sina osaled Eesti noorte võrgustikus? Otseselt ei osale, jah. Üks uus liige. Üks uus liige loodame. Aga Liina Viies, me hakkame kohe Lassega rääkima praktikast Eestis. Välisministeeriumil on väga huvitav algatus, kuidas tuua noori eestlasi mujalt Eestisse. Ja et need noored, kes on siis välismaal sündinud, üles kasvanud ja kelle jaoks Eesti on võib-olla vahel nagu vanavanemate muinasjutumaa, kus käiakse Raekoja platsil imetlemas kuuske või kuskil vanas piirkonnas, kus on keegi üles kasvanud, et neile anda võimalus tööeluga tutvuda siin Eestis, et selleks ongi selline programm loodud ja meil on väga huvitavaid noori üle ilma tulnud oma esimest tööampsu tegema, aga samas on ka tulnud noori, kes on juba spetsialisti staatuses, et see ongi väga põnev seltskond noori, keda ühendab see, et neil on Eesti juured või nad on Eesti kodanikud, mitte kõik nendest ei räägi alati eesti keelt isegi ja tõesti see skaala Austraaliast Soomeni ja ma ei tea, siit teiselt poolt Lätist siis Ameerikani, Kanadani on, kust meil noori osaleb. Ja Välisministeerium siis rahastab seda praktikat, ostab pileti ja maksab elamiskulud? Ja see on toetusprogramm, kuhu tuleb küll kandideerida, aga nagu ongi, noored õpivad projekte kirjutama ja kirjeldavad, miks nad soovivad Eestis praktikat teha. Kui palju siis kutsutakse iga aasta suudame me nii-öelda toetada umbes 15–20 noore nii-öelda unistusi ja mõni nendest on täiesti pöörane. Nii, kuulame kohe, Lasse, milline oli sinu unistus ja miks otsustasid tulla Eestisse praktikale? Kus sa olid praktikal? Ma olin praktikal Muuga sadamas, HLTK terminalis ja otsustasin seda teha, sest ma Saksamaal, tegelikult olen pärit Saksamaalt, Hamburgist. Seal mulle töötasin juba sadamas ja see mulle väga mainib ja mulle väga meeldib see meretransport ja sadamatöö. Aga otse nagu sadama või terminali operatsiooni sees ei ole veel töötanud. Et see oli üks motivatsioon, et seda teha, aga siis ka, et Eestis, kuna mul on Eesti juured, et kuidas on töötada Eestis ja töötamine Eestis. Ja... No on mingi erinevus Saksamaa ja Eesti vahel töökultuuris? No tundub, et Eestis on lihtsam, et nagu digitaalne asjadega ja suksed asjad ja muidugi Saksamaal paljud asjad on suurema voluumiga, et ja aga nagu, et nagu see aja täpsus ja suksed asjad, need on minu meelest sarnased küll, et kui sul on termiin kell 8, et sa tuled kell 8 ja mitte pool tundi hiljem, see on sama. Kuidas sa keelega hakkama said? See on paljude mure. Suhteliselt hästi, nagu minu meelest ma rääkida oskan suhteliselt hästi. Väga hästi räägi. Aitäh. Aga nagu kirjutamisega on rohkem nagu probleemi või nagu rohkem väljakutse minu jaoks, aga seda ma nagu praktika kaudu ka nagu arenesin ja õppisin muu nagu kirjaliku keele arendamine. Kaisa, sa ei ole praktika käinud Eestis? Ei, mina ei ole. Aga tahaksid tulla? Võib-olla tõesti, eks ma olen uurinud. Pead kandideerima? Pean. Mis eriala sind huvitaks? Mina praegu üldsegist koolis õpin eetikat, sotsioloogiat, juurat ja ka Soome teadust, sest ma olen pool soomlane. Nii et mind huvitavad just filmi tegemine huvitab, nii et see Filmestuudio, kõik mis nemad on teinud, on olnud väga huvitav näha. Eestis on filmi tegemine väga tõsisel, tugeval tasemel. Jah, nüüd me Torontos näiteks vaatame Pikad paberid filmi, ÜNV-ga koostöös ja kõike seda, et jah. Nii et sul on 35. eluaastani veel aega mõelda, mida sa tahad Eestis teha, sest meie programm Liina, just küsida, mis on need tingimused ja millal peab esitama avalduse? Teeme nüüd
konkreetset reklaami ka sellele? Puust ja punaseks, et ilmselt voor läheb lahti aasta alguses, kus siis on vaja esitada oma motivatsioonikiri ja ka leida selleks ajaks endale praktikakoht ja kuna kõik noored ei tea Eesti... Kas ise peab leidma koha või? Jah, vaat siin ongi ütleb, et võib alati ise leida koha, aga me oleme osutanud siis sellise abikäe, et väga paljude noortega oleme koos mõelnud, kuhu nad võiks praktikale minna. Et nii tekivadki sellised, nende jaoks, nemad teevad suuri brände sageli, aga ei tea selliseid väikseid ettevõtteid. Nii et näiteks tervitused Cedricule Kanadas, kes näiteks tahtis teha kirvega head tööd ja leidsime talle ka lahenduse, nii et tema tervitused talle sinna, temast saab ilmselt Põhja-Ameerika parim Eesti saunaehitaja kunagi, nii et ta tegi Rocca al Mare seda praktikat. See praktikale kutsumise tagamõte on see, et äkki tuletegi Eestisse mõneks ajaks elama tööle? Meie eelmise aasta alumnist ehk 16 noorest on 5 noort Eestisse kolinud. Nii et võib öelda, et Lasse, pane tähele, et sa võid teha suuri tegusid seal Hamburgis, aga alati ilmselt Muuga Sadam ootab sind tagasi. Tuleksid? Mõneks ajaks kas või? No, hea meelega tuleks tegelikult. Ma nüüd sel hetkel õpin ülikoolis Soomes ja 2 aastat tagasi ma ei mõtlengi üldse, et elan Soomes mingi hetk, et nii, et kunagi ei tea, mis juhtub. Kunagi ei tea. Nagu Eestis käin alati hea meelega, mul on alati hea meel, kui ma saan siia otseselt ka Hiiumaa, kus meil on suvemaja. Aga võib-olla tõsisemalt ka tööle tulla mõneks aastaks kasvu ja siis, kes teab? Et jah, nagu, et ka nagu minu meelest logistika suhtes, et Eesti on ka nagu kus see motivatsioon on, et suuremaks kasvada ja minul oleks hea meel osa sellest olla. Kaisa, võib-olla tuled Eestisse filme tegema? Võib-olla tõesti, et mul on paljud sõbrad, kes sellega tegelevad ja ma olen nii inspireeritud, et Eesti kunst on ikka sellisel tasemel, et see on tõesti, mind motiveerib seda näha ja sellega kaasas käia. Millest te unistate seoses Eestiga? Tead, seoses Eestiga, eks ma unistan, et ma mõtlen, et keskusel on see slogan, mis on seal Kanadas, et iga 5. eestlane elab välismaal ja mõeldes sellele ja noorte peale, et ma loodan, et meil on tõesti selline koht, kus me saame infot, me teame, et me oleme toetatud ja me teame, et on koht, kus me ei erista, vaid me kaasame. Et me võtame inimesi väga soojalt ja lahkelt vastu nii Eestis kui ka välismaal ja et me teeme seda hea meelega. Lasse? Jah, sarnaselt mul see, et Eesti jääb, et see motivatsioon ja see hinge, et innovatsiooni tehnoloogias või digitaalselt teha, et see jääb olemas, see on see pealine mõte nagu minul ja et sest minul on nii alati, kui käin Eestis on mingi uus asi kuskil kas poes või kuskil möjal, et alati on mingi uus tehnoloogia või mingi uus süsteem või teenindus, et see on alati väga põnev ja et Saksamaa, kus on suhteliselt konservatiivne kõik see asi, et see on väga põnev alati näha, et ma loodan, et see jääbki nii. Kevad-suvel 2025 toimusid Eestis unistamise talgud ja nüüd on need unistused ka siin Eestis selgunud. Liina, räägi lähemalt. Jaa, koguti kokku üle 13 000 unistuse ja sinna hulka siis unistamine ei lõppenud riigi piiriga, et meil on ka unistusi 11 välisriigis elavalt eestlaselt, tähendab 11 riigist, mis omakorda teeb selle asja väga põnevaks. No mõned huvitavamad siia. Jaa, et arvutid alles ketravad kogu seda massi läbi, aga võib-olla kõige huvitavamad teemad tulidki läbi, et välismaal eestlane loodab, et Eesti jääb alati selliseks eriliseks, et ta ei muutu selliseks, et ehitame siia nüüd pilvelõhkujaid, et seda on igal pool mujalgi, et tahetakse puhast loodust, soid, rabasid, sellist pehmet ja mõnusat Eestit. Aga vahel mõned olid väga üllatavad ka, et näiteks üks grupp naisi unistas, et rahvariided on uus Gucci. Ehk et 25 aasta pärast muutub Eesti pärimus, disain muutub nagu mainstream selliseks kõrgmoeks.
et väga põnevaid selliseid helgeid unistusi, mida eestlased välismaalt meile oma unistustena andsid, nii et sellega kõigega hakkab looma lehelt vaadata, seal on unistuste atlas, nii et loodetavasti need unistused kõik ka täituvad. Liina, aitäh! Kaisa, Lasse, aitäh! Ootame teid Eestisse, olge tihedates sidemetes Eestiga, nagu te juba olete, ja ilusat jõuluaega! Aitäh! Ja siit siirdume edasi Singapuri. Siim Säinas, kes töötab Google'is, saadab meile nüüd väikese postkaardi sealsete eestlaste tegemisest. Tere, mina olen Siim ja elan Singapuris. See nädal küll ma olen Indias ja lindistangi seda videot praegu meie India kontorist. Töötan ma siis Google'is ja meie regionaalses kontoris Singapuris, kus on kuskil 3000 või sinna kanti inimest, kes siis tegelevad kõigi turgudega ja aitavad majandada igasuguseid küsimusi ja hoolitseda selle eest, et ettevõte kasvaks terve regiooni peale. Mina tegelen konkreetselt turunduse efektiivsuse mõõtmisega ja seda siis meeskondadega, kes tegelevad Geminiga, Pixeliga, Playga, meie otsingumootori Searchiga ja paljude teiste meeskondadega samamoodi. Ja põhieesmärk on siis nii-öelda teha meie investeeringuid efektiivsemaks. Üldiselt Singapur on väga rahvusvaheline koht ja ma arvan, et see ei ole teistmoodi teistest suurlinnadest maailmas. Teenused on põhimõtteliselt kõigest, on võimalik, kättesaadavus on kõigest ja elu on küll kallis, aga elu on väga mugav ja kuna Singapuri riik ise on äärmiselt selline distsiplineeritud ja organiseeritud, ma ütleks isegi organisatsioon, siis ühistransport on super, maksud on madalad ja paljud teenused lihtsalt toimivad väga-väga hästi, kaasa arvatud igasugused internetipõhised teenused, kuidas makse maksta või mingeid avaldusi teha. Ja seal on ka Eesti riik, nagu ma olen aru saanud, väga palju aidanud Singapuri, et neid teenuste kvaliteeti nii-öelda nagu paremaks teha aastatega ja me tõesti tunneme seda, kui me seal nagu elame. Me oleme seal nüüd 15 aastat olnud oma väikse perega, nii et aeg on läinud väga kiiresti. Me oleme mõlemad eestlased, aga meie lapsed on kasvanud Singapuris. Vanem käib, just lõpetas 1. klassi ja koolipäevad on üsna sellised tihedad, aga samas mitte liiga pikad hetkel veel. Ja süsteem on kindlasti teistmoodi kui Eestis, aga lõppkokkuvõttes ta toimib ja kui vaadata nii-öelda PISA rankinguid, siis Singapur on alati seal nagu eesotsas olnud, koos Eestiga. Aga süsteem on väga teine. Ja Singapuri kohta veel nii palju, et loomulikult on see soe ja troopiline kogu aeg. Paljud küsivad, et kas üks hetk lõpetad nagu igistamise ära, siis tegelikult seda ilmselt ei tule. Pigem sa lihtsalt harjud sellega ära ja see muutub nii-öelda tavaliseks. Paljud küsivadki, et kuidas me sinna nagu sattusime, siis meie puhul on see vastus minu töö. Ma olin eelnevalt enne seda töötasin Malaisias, enne seda me kahekesi abikaasaga õppisime Taanis. Tema on küll molekulaarbioloogia doktor, nii et tema on olnud teadustööd teinud väga palju ja nüüd on farmas ja minu valdkond on täiesti teine, aga olenemata sellest me leidsime mõlemad, et Singapur on just selline koht, kus meil mõlemal oleks hästi põnevaid ja huvitavaid väljakutseid ja arenguvõimalusi samamoodi ja ühtlasi väga hea koht tegelikult, kus ka nagu pere kasvatada, sellepärast et see stabiilsus ja selline infrastruktuur on tagatud, turvalisus, võid kell 4 öösel välja minna, kedagi parasjagu ei huvita ja keegi ei tule sind noaga ähvardama ja kõik see ongi viinud selleni, et me oleme seal nii kaua olnud. Aga eestlastele soovin toredat avastamisrõõmu nii kodus kui ka mujal ja kõike head.
ja siit Tallinnast aitäh sulle, Siim, ilusat jõuluaega. Aga kui siit Eestis sõita Austraaliasse, Singapur on vahepeal selline peatuspaik, tehakse pikas reisis paus ja me siirdume ka nüüd oma saates Singapurist edasi just nimelt Austraaliasse ja räägime infokanalitest. Kuulsime just eelnevas vestluses noortega, kui oluline on infovahetus ja Austraalias ilmus aastakümneid paberil Eesti ajaleht Meie Kodu. Selle asemel, ajaleht on nüüd ilmumise lõpetanud, on nüüd veebiväljaanne Heia, väga tore nimi. See on lühend Hello Estonians in Australia. Ja sellest räägivad meile nüüd selle portaali looja ja tehniline juht Kristi Parro, peatoimetaja Kristel Alla ja Heia juhatuse esimees Mark Narustrang. Hi, my name's Kristi Barrow. I'm coming to you from Esti Meyer in Sydney. I am one of the founders of Heia, or Hello Estonians in Australia. What is Hello Estonians in Australia? Well, we are Australia's media platform, and our origins go way, way, way back to 1949 when the original Meie Kodu, or Our Home, started as a newspaper for all the Estonians in Australia. Unfortunately, Meie Kodu folded in 2019, 70 years after it was founded. But now we have Heia, Hello Estonians in Australia, to help keep all of the Estonians in Australia informed about what's going on. In 2002, I started esti.org.au, mainly as a hobby to learn web design, but also so I could work in parallel with Meie Kodu and start to digitise and go online with a lot of our Estonian events in Australia. 20 years later, I was invited to the Media Forum in Tallinn, Estonia, where I got to meet a lot of the editors from all of the other Estonian papers around the world. It was such an inspirational event, coming together, meeting everyone in person, actually for the first time really since COVID. I was so inspired that I got up in front of everyone and promised that I was going to relaunch Meie Kodu to a new digital magazine. And really proud to say that we have done it with Heia, Hello Estonians in Australia. Following on from the forum, I applied for a grant from the National Foundation of Civil Society in Estonia. The grant was to hold a workshop where people from all over Australia would come together and we would discuss whether we really wanted an online presence and really needed a new Meie Kodu. The results of the workshop were overwhelming. Everyone did want a unified online presence where everybody in Australia could find out about what was happening in Estonia or Estonian things in Australia. Following the workshop, we put out a call for volunteers to get people from all around Australia to be involved. We then formed a steering committee and we were off. How do we come up with the name, you might ask? Well, previously, the name of esti.org.au was the extremely boring Estonians in Australia. Me, not being a very creative person, just named it exactly what it was. So we were talking about coming up with a snappy, name that everyone would remember, and we were talking about Estonians in Australia and thought, well, wouldn't it be great if EIA was kind of like a good acronym? And we all agreed that EIA or EIA was not very good. Somebody said hello, and then we went, well, what about Hello Estonians in Australia? And Heia was born. Tara from Western Australia. My name's Mark Narustrang, and I'm the chair of Heia. Heia has a clear purpose to provide relevant information to the Australian Estonian community. The community is not static. Whether moving interstate or people arriving fresh from Estonia, Heia is an independent resource that provides news and information to all. To ensure that we're here for the next 100 years, we have a strong structure, including a steering committee with myself here in Perth, Kristi in Sydney, and Crystal in Melbourne. You've heard from Kristi. Over to Crystal. Aitäh, Mark, ja tere Melbourne'ist. Mina olen Kristel Alla, Heia peatoimetaja. Heia, kui temast nüüd siis rääkida, siis meie visioon temal on see, et see on digitaalne rahvamaja. Ehk siis koht, kuhu igaüks võib sisse astuda, võtta teavet kaasa ja soovi korral ka ise midagi ühisele infolauale tuua. Me jagame üle Austraalia Eesti kogukonnaga seotud kultuuriüritusi, seltside tegemisi, konsulaarinfot, intervjuusid siinsete ja Eestist tulnud külalistega. Ehk siis kõike, mis aitab kogukonnal ennast nähtavana ja ühendatuna tunda. Võiks öelda, et üks lugu korraga. Me hoiame sidet nii Eestiga kui üksteisega. Meie visioon ongi luua sõbralik, sõltumatu ja kõigile avatud platvorm. Ehk siis koht, kus info liigub sujuvalt ja kuhu saabki tulla nagu rahvamaja, et leida üles kõik, mis meie kogukonnaga toimub.
me arvan, et me oleme sellel teel juba suhteliselt hästi algust teinud. Aga eks meil arengu ja kasvuruumi jätkub piisavalt. Ja ideid on ka palju. Meie nišiks võib lugeda sooja kogukonna häält. See on toetav, julgustav ja vahel veidi muhe. Sest nii meile meeldib. Me ei nääguta, me ei halvusta, me ei kritiseeri. Ja me tõstame esile head. Me tähistame, me ühendame. Kuidas me seda teeme? Ikka inimeste kaudu. Meil on kasvav kaastööliste võrgustik üle Austraalia ning me töötame selle nimel, et jõuda teiste eestlasteni ka, neid, kelle hääl veel kõvasti ei kostu. See on meie jaoks tähtis. Ja üks oluline asi. Austraalias on väga tublid eestlased ja Eesti seltsid, kes siis ajavad tublisti Eesti asja ja Heia ei kõnele nende eest. Nad saavad suurepäraselt ise ka hakkama. Ja meie roll Heias ongi olla hääletoru ja ühine kohtumispaik. Ehk siis võimalus nendel, kes soovivad koos tegutseda. Nii ma arvan, et jõuab info kaugemale ja mida rohkem inimesi teab, kus toimub üritus, nad saavad kohale tulla, mida rohkem teab, kuidas kooriga või rahvatantsugrupiga liituda, seda parem. Sest meie eesmärk tõesti ongi teavitada üle Austraalia ja miks mitte ka üle maailma sellest, kui äge ja tubli kogukond meil on. Sest on ju. Nii et ükskõik, kus sa oled teretulnud kaasa lööma, lugusid või pilte meile saatma, ideid välja pakkuma. Sest ma arvan, et mida rohkem hääli, seda tugevama digitaalse rahvamaja me koos ka loome. Ja siis kulisside taga tegutsebki meie väike, aga visa vabatahtlik tiim, kes kirjutab, toimetab ja laeb lugusid üles sageli hilisõhtutel ja öötundidel. Ja me teeme seda kõike sellepärast, et Eesti on südames ja kogukond on tähtis. Lood ühendavad. Heia leiad eesti.org.au. Tule vaata, mis me teeme. Tule vaata, mis me teeme. Aitäh teile ja soojad tervitused Melbourne'ist. Aitäh teile Austraaliasse ja ilusaid jõulueelseid päevi sinna. Aga me jätkame stuudiost siin just nimelt kommunikatsiooni teemadel ja siin laua taga on Kristel Michelson. Tervist! Tere! Silver Tambur. Tervist. Tervist. Ja Välisministeeriumist Kadri Linnas. Tervist. Tere. Kristel, alustame sinu kogemustest välis-Eesti ajakirjandusega. Olid suvel New Yorgis praktikal Vaba Eesti sõna toimetuses. Seda lehte antakse välja, toimetajad töötavad Eestis ja Ameerikas. Mida siis New Yorgis näha oli, kui aktiivselt seda lehte üldse veel loetakse? No mina enda kogemuse põhjal ütleksin, et kindlasti saaks alati rohkem, aga siiski on oluline, et oleks üldse väliseestlastel selline leht seal olemas. Ma täpseid numbreid hetkel ei tea, et kui palju lugejaid on, aga nüüd, kuna ta ilmub iga 2 nädala tagant, siis ikkagi, mis ma näiteks sotsiaalmeedias töötades näen, et siis ikkagi inimesed on huvitatud sellest ja ikkagi loevad seda. Aga just nimelt paberil, mitte et see leht peaks ka veebi kolima? No paberil ilmselt on ta rohkem populaarne just vanemate inimeste hulgas, et võib-olla noored enam paberlehest kahjuks või õnneks nii palju ei huvitu, aga on ka paberil ikkagi tellijaid veel olemas. Silver Tambur, veebiajakirja Estonian World, asutaja ja toimetaja, teie numbrid, kui palju teid loetakse, on täiesti jahmatama panevalt suured. No kõik on suhteline, aga ütleme jah, et Eesti siis ingliskeelse meedia kontekstis on nad päris korralikud, et circa kuni 100 000 kuus. Aga eestikeelse meedia kontekstis väga suured. No jah, kui oleneb millega võrrelda, et kui võrrelda ütleme Postimehe või Delfi või ERR-iga, siis jälle väike, eks ju, aga jah, tõesti selles kontekstis on ta päris korralik number ja sotsiaalmeedias
on meil üle 70 000 jälgija, nii et mis on ka nagu Eesti ingliskeelses nii Eesti ingliskeelses meedias kui tõesti ka tegelikult nagu üldises meedia kontekstis päris korralik number. Ja Estonian World on siis nüüd Eestis veebis ilmuv, alustasite Londonist? Alustasime Londonist täiesti 3 eestlast lihtsalt vaatas, et nii palju ägedaid asju, mis Eestis tehakse. See oli aastal 2012, väga palju oli just digitaalses maailmas, eks ole, uudiseid, suured edulood, Skype ja nii edasi. TransferWise, mis täna on Wise, oli just Londonis alustanud ja me mõtlesime, et võiks kõigest sellest kirjutada, et me nägime, et inglise keeles on vähe materjali. Ja siis panimegi 3 silad kokku ja silade pead ja alustasime ja siis mina kolisin paar aastat hiljem Eestisse, nii et täna on siis Estonian Worldi nagu nii-öelda peakontor on Eestis, aga üks toimetajatest elab nüüd hoopis USA-s, Bostoni lähedal ja tegelikult 3 asutajast ka siis Sander Saar, kes rohkem nagu selline tehniline pool, tema on siis LA-s, Los Angeles, nii et tõeliselt globaalne. Me oleme väga globaalne, selline transatlantiline väljaanne jätkuvalt ja Kadri linnas Välisministeeriumi üleilmse eestluse ja kultuuridiplomaatia nõunikuna oled sa jälginud, kuidas eestlased suhtlevad, kui palju ilmub veel Eesti paberlehti maailmas, kui palju on kõik see kolinud veebi? Ja me Välisministeeriumis olemegi võtnud nagu sellise koordinaatori rolli, et seda info välja nii-öelda nagu kuidagi kuskile natukene kokku tuua. Ja praegu paberlehed on nii-öelda ikkagi vähemuses ja eks see on ka normaalne. Ja siin me oleme laua peale toonud ka mõningad välja või sellised kuulsamad. Ma lihtsalt nimetan paar tükki ära, et Eesti rada on ilmunud juba 80 aastat. Järjepanu 45. aastast ja nemad on ainult paberil ja ainult eesti keeles ja PDF-i saab veebis lugeda, aga üldiselt see on väga selline ainult kättesaadav niiviisi, ütleme nii, et mitte väga paljudele. Ja siis on Vaba Eesti sõna Ameerika Ühendriikides, Eesti elu Kanadas, ilmub isegi Peterburi Teataja, kui veel osad ei tea. Ja siis on Rahvuslik kontakt, on selline kvaliteetajakiri Rootsis, mis ilmub paar korda kuus ja ma võib-olla rohkem neid praegu ei nimetakski. Aga mitmed väljaanded, nagu me nüüd Heia puhul nägime, on muutunud veebi väljaanneteks. Et tegelikult me ei saa öelda, et neid väliseesti väljaandeid on vähem. Ja mitmed on muutunud infokirjadeks, näiteks Eesti Hääl Inglismaal on muutunud infokirjaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja millest me ei saa üle ja ümber on Facebooki grupid. Et Keiu Telve just kirjutas sellest Global Estoniani lehel, väga huvitavalt on seda uurinud. Ja isegi noored inimesed, nagu me teame, et Facebook on ju vanade inimeste koht, et siis noored inimesed peavad tegema endale nüüd ikkagi Facebooki konto, et olla ühenduses selle globaalse võrgustikuga, mis siis seal Facebookis ja infokirjades on. Silver, kes teile kaastööd teevad Estonian Worldile? No, ütleme nii, et me oleme nüüd 13 aastat tegutsenud ja kui nüüd kokku arvutada, siis neid on sadu olnud, neid kaasautorid. Et mõni kirjutabki ainult ühe loo, aga meil on ka püsiautorid, näiteks üks autor USA-st on meile kirjutanud algusest peale ja ta võib-olla kirjutab 1 või 2 lugu aastas, aga ta kirjutab iga aasta midagi. Mis neid innustab? See ei saa olla ju honorari suurus. Ja inimesed võtavad oma elust aja, et teile kirjutada. See on suuresti ikkagi missioon, et osadel on mingisugune asi hinge peal, mõni sündmus, mõni ajalooline sündmus, mõni kirjutab mingisugusest kohalikust sündmusest, mis toimub Eesti kogukonnaga. Aga ma olen tähele pannud ka seda, et nad valutavad ikkagi südant Eesti pärast, et näiteks kui julgeoleku olukord on pingeline, siis näiteks nad kirjutavad oma nägemus sellest ja nii et, aga on ka väga palju kultuuriteemasid, eks ole, on ka neid lugusid, kus keegi tahab intervjueerida teist eestlast välismaal, et keegi, kes on seal midagi saavutanud. Väga erinevad teemad. Ja. Kristel, kuidas tundub, mis on meie välis-Eesti meedia tulevik sinu generatsiooni vaatevinklist? Kas kõik see, mis siin laual on väga tore, aga see on rariteetne ja jääb minevikku, et kõik ikkagi läheb veebi? No ilmselt paberlugejate arv siiski väheneb, arvaksin mina, kuigi mis ma Ameerikas ise tähele panin, on see, et just minu vanuste generatsioon nii-öelda huvitub uuesti palju rohkem Eesti kultuurist ja tahavad palju rohkem jälle keelt õppida ja olla ise kursis ka Eestis toimuvaga. Nii et mine sa tea, võib-olla kui
nii-öelda meie generatsioon saab lapsevanemateks, et ehk siis nemad tahavad ka, et neil oleks see paberajaleht seal laua peal. Võib-olla see traditsiooniline paberajaleht tuleb veel tagasi. Mul oleks üks kommentaar siin. Mina ei usu paberajalehtę, küll aga ma usun paberajakirja. Et mul tegelikult on natuke kahju vaadata, kui vähe on nagu sellised ajakirju, mis nagu puudutavad Eesti kogukonda. Et me oleme ise mõelnud Estonian Worldiga, et kui me peaks kunagi midagi tegema paberi peal, siis me teeksime ajakirja. Võib-olla 2 korda, 3 korda, 4 korda aastas. Sest ajakiri on see, mida reisides on tegelikult väga hea lugeda. Ajakirjal on natuke selline ajatu väärtus ja kunstiline väärtus, eks ole, sinna saab panna ilusaid ka fotosid ja tal on minu meelest nagu teistsugune väärtus kui ajaleht, mis on selline, et lõpuks ta ikkagi nii-öelda läheb lõkkesse, eks ole. Nii nagu vinüülid ja kassetid on tagasi tulnud, võib-olla ei peagi trükimeediale veel hingekella lööma, aga Välisministeeriumi perspektiivist, kus te püüate koordineerida seda ülemaailmset Eesti suhtlust, tulevik selles vallas. Kõik ütlevad, et suhtlust on vaja, infot on vaja, kust kanalitesse liikuma hakkab, kust ta kõige paremini kätte saab. Ütleme teie sõnumeid näiteks. Eks see ongi keeruline, see infovahetus tänapäeval. Ja riik on loonud Global Estoniani veebilehe, mis on tegelikult Markus Kolga idee, keda me alles äsja Kanadast rääkimas nägime. Ja loodud on veebileht välismaal elavale eestlasele. See on selline portaal, mina armastan seda nimetada virtuaalseks Eesti majaks, kus siis igal kogukonnal on oma tuba ja sealt leiab ka infot selle kohta, kuidas Eesti riik toetab üleilmset eestlust. Ja seal avanevad need toetusvoorud ja seal on informatsioon eesti keele õppe kohta, Eesti koolide kohta. Ja nagu meid eestlasi ongi nii vähe maailmas, et meil on tõesti, et iga okas loeb, et me oleks teadlik sellest üleilmsest eestlaste võrgustikust ja oleksime üksteisega ühenduses. Ja ma arvan, see ongi see tulevik, ja Välisministeeriumis, mille ma mainin veel ära, on meil diasporaa kommunikatsiooni töögrupp, kus siis Silver on ka osaline ja Kristelle võib-olla ka ühineb, kus me oleme siis kõik need kommunikatsiooniga tegelevad inimesed välismaal püüdnud kokku tuua. Loomulikult neid on veel palju veel, keda me ei tea. Ja siin saame teha üleskutse. Tehke siis kaastööd nii teie veebileheküljele, Estonian Worldile ja siis ka Vaba Eesti Sõnale. Absoluutselt. Ja, tehke kaastööd. Aitäh teile. Aitäh. Kommunikatsioon on tähtis ja jätkame sellel alal. Aga meie siin mõtleme nüüd suuri mõtteid. Me palusime Kristiina Ehini, meie armastatud luuletaja stuudiosse, et sel jõulueelsel ajal pisut meie olemist mõtestada. Tere, armsad eestlased üle ilma. Mul on au olla täna teie ees ja püüda mõtestada, mis toimub. Võib-olla tiivustada teid kaasa mõtlema. Ja mul on tore teid kõiki ette kujutada, sest ma olen aastakene tagasi käinud Austraalias paljude eestlaste juures. Olen käinud ka mõned korrad Ameerikas ja üsna hiljuti ka Brüsseli eestlaste toredas soojas kogukonnas. Ja mul on kõigist nendest reisidest nii armsad mälestused ja mulle luuletaja ja kirjanikuna on see suur kingitus, et on võimalik reisida kodust kaugele ja samal ajal esitada oma teoseid oma emakeeles. Ja sellest keelest ma kõigepealt tahangi rääkida ja tunnistada teile üles selle, et ma ei ole ise kunagi Eestist liiga kaua ära olnud, ma ei ole võõrsil elanud. Ja ma omal kombel imetlen kõiki, kes seda suudavad. Minu meelest on see üsna kangelaslik
ja mis on mind sellest takistanud, on seesama keel. Ma nii väga vajan seda emakeelt ja ma olen aru saanud, et mitte miski ei liiguta mind nii, nagu mõni emakeelne ütlus, hästi sõnastatud lause, luuletus, lihtsalt kenasti kokku kõlavad vokaalid, südamest tulnud sõnad. Võib-olla on see mu kesiste võõrkeelte oskuse põhjus, aga ilmselt on just emakeelel see puudutuse vägi. Ja selle illustreerimiseks ma loen ühe luuletuse, mille ma kunagi kirjutasin Pealtnägija saate tellimusena. Aga panin sinna kogu oma eesti keele armastuse ja ehk pisut ka valu ja muret sisse, et mis meist saab. Ma tahan teada, kas me peame vastu siin hiigelkeelte laanes veel paar aastasada. Siin suuri libekeeli roomab vastu, kes söönud väikseid keeli riburada. Ma olen võrse, millest kasvab puu, mis keele kõrgusi võiks vallutada. Mu kõrva vastu paned oma suu ja proovid enda poole kallutada. Kuid mind ei liiguta su honey ja su baby siin pajuvõsa laiuskraadi hallis. Kuid mind ei liiguta su honey ja su baby siin pajuvõsa laiuskraadi hallis. Vastan sulle mööda minnes maybe. Piisaks, kui sa ütled lihtsalt kallis. Kes naerab omas keeles, nutma puhkab, kui meie ingliskeelses nutiseadmes tukume. Ma tahan teada, kas me keel on uhke või siiski määratud on hukule. Ja et seda eksistentsiaalset küsimust natuke mahendada selle luuletuse lõpus, siis ma toon ühe salmikesega Naised köögis ansambli repertuaarist, kuhu Eesti 100. sünnipäevaks tegime ka sellise salmi. Must, valge, sinine, kuid kõige tähtsam inime. Ma usun ja hoolin ja sajaga soovin, et suudaks me aegade teel edasi kulgeda väikse, kuid julgena, kõneldes üht salakeelt. Nii palju, kui ma välismaal olen reisinud, on salakeele kogemus olnud eriline kogemus. Ja sellest, millise tämbriga öelda sõna Eesti, sellest tahan ma järgmiseks juttu teha. Oma igapäevaelus ma märkan, et mõnikord ma kipun ütlema, eriti hommikuti mingeid masendavaid uudiseid lugedes või kuulates, et Eesti või isegi natuke süüdistavalt Eesti või on tulnud ka, et appi Eesti. Sellist ütlust on ka ette tulnud. Aga ma meeldin endale kõige rohkem, kui ma suudan öelda appi, Eesti või Eesti. Et see vahe on nii suur, et see on lausa määratu ja kui me kõik miljonikesi suudame öelda Eesti nii, et selles on armastust ja selles on lugupidamist enda ja teiste vastu, siis ma olen kindel, et meil hakkavad asjad palju paremini minema. Ja sellegi näitlikustamiseks loen ette ühe luuletuse. Mu viimasest luulekogust janu on kõikidel 2. Õigemini lühendi sellest luuletusest. Ma ei suuda enam öelda Eesti,
sest huuled on hakanud eed hääldades võlts naeratuseks venima. Püüan hääldada eed nii, et suunurgad ei tõuseks, öelda eed nagu aad, seda armastuse tähte. Välja tuleb midagi hauatagust, midagi igavesti varjulist, leiva kõrvast ahju alust, harjumuste ülest. Eesti, kuidas tähistada sind eheda ja ausa A-ga, ilma rukki lille ja leivata, ilma suitsu pääsukese ja trikoloorita. Oled ainus küünal juubelitordil, mida ma ei jaksanud ära puhuda. Oled sinisilmne albiino ronk, kes lendab üle karuputkedesse kasvanud karjalautade, üle kasutuks muutunud viljakuivatite, üle kiviklibuste randade, kus vesi on juuliski verd tarratavalt külm. Oled triipkoodiga alpikanni pott talveharjal, oled noor ja näljane, oled hüppevalmis valge keskealine, arvutisse õppunud isane, kes vabatahtlikult naabritädile tere ei ütle. Oled suudlus, mida mu huuled on 1000 aastat oodanud. Oled saarma vaevu kuuldav volksatus ema jõkke. Oled lohe tätokas pubeka puusal. Oled erutav saladus, mida ma ei suutnud hoida. Eesti, külm on su kõrrepõllul, kaduviku purskkaevu äärel. Valan su mustavasse vette oma kalli koera šampooni ja soovin sulle Tallinki taksos nutma pursates rõõmsaid jõule. Lumi langeb ja mina laulan. Anna Haava, Juhan Liivi, Miina Härma haual. Laulan Eesti, mu kallis, Eesti, mu armas, Eesti, mu ilus ja kaunis, Eesti, mu lehkav ja lõhnav, laulan eed nagu aad, seda armastuse tähte. Ja mul on veel 2 väikest jutupunkti. Kuidas me mõtestame oma lippu meie ümber siin teatrumi vanas kloostriaia kamina hubasuses on sinist ja musta ja valget. Me teame, et sinine on taeva ja valge lootuse värv, aga mis see must meie lipulõigu poolest teeb? Keda teeb see raskemeelseks, kellel on seda põllumehe kavalust, et ta oskab mõelda, et see on meie mullapinda, mida higis haritud ja sellest me ju kõik võrsume. Aga mul tuli musta mõtestamisel siin Südametammide raamatus Südametammide taga, mu viimane romaan, üks selline mõte. Hiljuti lahkunud füüsik ja sünergeetik Tiit Luki ütleb oma ööülikooli loengus, mis on elu mõte. Nii. Linnuparvel on ühine tark teadvus, ka inimkonnal on. Olen kindel, et ka Eestil on, lisan mina. Teraapia mõttes võiksime nende jõulude ajal kujutleda meie lipu musta värvi hoopis tiheda linnuparvena, kus on hakid, suitsupääsukesed, künnivaresed ning mesilinnuke, kes on unustanud vaeva ja hoole ning tõttab mesipuu poole. Vastu valgust tunduvad kõik kogud mustad. Tulevikust tagasi meie aja peale vaadates sulame kõik kokku. Meiega koos on täna sellel lipumustal kõik oleviku kodakondsed, aga ka need musttuhanded, kes on aegade teele langenud. Häid jõule, võitku see ühine hakiparve teadvus, kõik raskused, vahel sinise taeva ja lumise maa. Ja kõige lõpus veel üks luuletus siit samast Südametammide raamatust. Ja selle luuletuse kirjutasin nii, et
lugesin ühte teadusuudist, kus tehti sellist kokkuvõtet, et mida inimesed surivoodil kõige rohkem kahetsevad. Ja selgus, et kahetseti välja ütlemata head. Kui saaks nüüd kõigile öelda seda, mida tõesti tahad ja mis hingel helises. Ja ma arvan, et me elavad võiksime seda ikka jälle meeles pidada. Aga head on ju raske öelda ilma, et see muutuks kuidagi imalaks või magusaks või sentimentaalseks. Ja siin luuletuseski algan kauge kaarega ja jõuan lõpuks välja ja palun võtke see hea soov minult vastu üle maade ja merede. Korstnasse kukub lehti, tunnid venivad teel. Kuidas meid sellisteks tehti, imestan ikka veel. Kolmnurka koguvad kured, meelel on mitu nuttu, kaugete rahvaste mured, mida ei lahenda ruttu. Kuidas me teadsime sündida sellesse mandrinurka, selle väikse ja vaba, rahutu rahva hulka. Meil on naabriga alati kitkuda faasen või kana, kuid õnne, mis kunagi valati, kaardid ei kuuluta täna. Kaardid näitavad kuud, laidudel loivab hülgeid, uned ütlevad muud, kellad keeravad külge. Keegi ei tea, mis tuleb. Püüame välja mõelda. Enne kui silmad sulen, ei jõuagi sulle öelda. Siin hingede aja hallis, kus lehed on mustaks mädand, et oled mõõtmatult kallis ja mul on sinuga vedanud. Aitäh, Kristiina Ehin, ilusad mõtted. Ja ongi meie 10. virtuaalfoorum lõppemas. Soovin teile siit Tallinnast, Praksuva tule juurest, Tallinna vanalinnast, teatrumist, ilusat jõulueelset aega üle kogu maailma ja olen kindel, et me kohtume taas järgmisel 11. globaalsel eestlaste virtuaalfoorumil. Tänast foorumit saab muidugi järel vaadata kõigist Välisministeeriumi ja ka teistest kanalitest, et neid mõtteid veel kuulata ja edasi mõelda, mis siin täna kõlasid. Aga meie tänast pikka saadet, foorumit jääb lõpetama muusika ilusale eestikeelsele tekstile. Maria Peterson ja Eva Eensaar-Tootsen panevad punkti meie tänasele foorumile. Kõike head teile! Uni suur ja puhas voog, jõgi ja jõe kaldal pilliroog. Tulen siia, pilli lõikan siit, pillil puhun unelaulu viit. Viit, mis on kui suur ja pehme tiib, mis mind viipab kaugusesse viib, kus on sinitume unelaas, paks ja pehme unesammal maas. Kaugusesse, kus ei ole muud, kui päike, mesilased ja puud. Unerohi katmas kallas maad, kus sa puhata ja olla saad. Siin, kus kõik, mis ahistas su meelt, äkki räägib sinu ema keelt. Metsakõdust pilvesärani, kõik on lahti, kõik on pärani. Kõik on lahti, kõik on ühes koos, peegeldumas merre jõudvas voos. Vulab, sillerdab ja vahutab, sinu endast ära lahutab. Saada üheks, saada vooks, mis on veel, mis tagasi sind tooks, mis veel keset seda unustust
hoiaks argipäeva lahti ust, aitaks mõelda sellele, kes jäi teisel kaldal Noruspäi. Nendele, kel homses puudub loht, ehk on nende kõrval sinu koht. Nendega sind köidab verev niit, tõmbab ära unest ära siit, kustub ununeb kõik seda maid. Vähe on, mis kaasa võtta said, mõni seemnetera, mõni eos, mõni lauluviis ja mõtteseos, veidi avatust ja sinetust, ladvakiiku pilvevinetust, valgust, mis ei ole vana uus, kõik kõiges muus, uni suur ja puhas voog, jõgi ja jõe kaldal pilliroog.